Veel 10 aastat pärast oktoobrikuus 2002 toimunud linastust on Nimed marmortahvlil jätkuvalt vaba Eesti menukaim kodumaine film. Toona saavutatud ligemale 170 000 vaatajat tõendab, et kinokülastajad avastasid enda jaoks taas eestlaste tehtud filmi. Suurema osa vaatajaskonna ootused läksid kokku sellega, mida see film neile pakkus. Võimalik, et aeg oli niisugune, mis võib-olla vajaski niisugust filmi, et natuke võib-olla rahvusromantikat või natuke niisugust, seda oligi vaja ja veel suurel ekraanil, noored inimesed, näod, keda me varem pole näinud. Seal olid meil täiesti uued ja värsked näod, ehmunud noored poisid, esimest korda kaamera ees nagu püssi ees, kes kõisidki vabalt olla seal sõjas ja ma arvan, et see tegi väga palju sellist siirust ja ausust ja usutavust andis sellele filmile juurde. Nimed marmortahvlil on teatrilavastaja Elmo Nüganeni debüüt filmirežissöörina ning stsenaristina. Kõige raskem oli ikkagi see stsenaariumi kirjutamise periood ehk jõudmine selleni, et mis teed pidi minna. Romaanis ei ole ju mingit tütarlapse liini, eks ole. Et seal on küll üks tüdruk, aga mitte nii nagu filmis. Selge on see, et igas heas filmis on siiski hea, kui on ka kerge armastuse liin. Ja et keskenduda ühele liinile, ma arvan, et siis sellest ühest naispeategelasest piisas. Oi, palun vabandust. Ei ole lugu. Eks ta on tehtud võib-olla, kui tahta halvasti öelda, siis Hollywoodi kaanonite järgi, kui tahta enam-vähem tõeselt, aga mitte halvasti öelda, siis laia tarbe reeglite järgi, et suurem hulk inimesi seda ka vaatama tuleks. No selle üles on teda täitis ja selle üle on mul hea meel, ma üldse ei häbene sellele filmile oma allkirja alla panna. Ainult tuleb arvestada, et ma olin siis 40, praegu ma olen 50 ja aeg oli teine. Oma esimeses filmilavastuses saadab Nüganen kaamera ette kõrgema lavakunstikooli 20. lennu üliõpilased. Koolilapsed mängivad koolilapsi, nii nagu Arvo Kruusemendi Kevades. Põhiliselt on selline poistefilm, eks, aga isegi tüdrukud on seal peostseenis ja mõni siis ka suuremas rollis ju. Kursuse juhendajana ta oli ääretult põhjalik ja ma arvan, et tal see idee küpses üsna varakult, et oleks kihvt teha ühte filmi noortega koos. Sattus lihtsalt niisugune võimalus, et 2 kärbest 1 hoobiga, et oli filmi tegemise võimalus, oli niisugune lugu, mis vajas noori ja mul noored olid just parasjagu käe pärast ja ma tahtsin neile anda mingisugustki filmi kogemust. Filmi sündmuste ajaks märgivad käsikirja autorid vabadussõja esimesed kuud, 1918. aasta lõpust järgmise aasta märtsikuuni. Algusest peale pole tegijatel kavatsust Albert Kivikase romaani sõna-sõnalt silmas pidada. Elmo oskus kärpida, see on sellise romaanist filmi tegemise puhul hästi oluline oskus, et ma arvan küll, et seal on selles mõttes hästi, et see ei ole romaani illustratsioon. Ega romaan ei muutu, muutub aeg. Ja aeg, inimsuhted, poliitiline situatsioon, mitte ainult Eestis. Ja see aeg ja protsessid, mis maailmas toimuvad, on teised ja see paneb mingisugust klassikalist teost teistmoodi nägema. Tõime sellesse filmi võib-olla natuke rohkem vaba käsitlust, et meie mõte oli see, millega ka Kivikase pärijad nõustusid, et tegelikult ei pea kinni hoidma niivõrd nagu sealt sõnast ja peatükist ja järjest, kuivõrd selle filmi eestlust, iseseisvust, võiks öelda patriotismi sisendav mõte, et see edasi saaks antud. Elmo Nüganen pole esimene filmilavastaja, kes tahab ekraniseerida Albert Kivikase 1936. aastal ilmunud romaani. Arvo Kruusement ja Mats Straat on esitanud Tallinn filmile käsikirja Nimed marmortahvlil 1994. aastal. Mõtlesin, aga meil on Nimed marmortahvlil ju olemas. Et seda tuleb rääkida, seda tuleb näidata rahvale ja eriti noorsoole, eks ole.
et noorsugu hakkaks ka mõtlema, et me ei ole mitte tühjalt maalt ega tühjalt kohalt tulnud, et meil on esiisad, eks ole, vanaisad, kes on võidelnud selle eest. Ja minu isa vend Juhan Kruusemäe langes Narva all vabadussõja aeg. Ja Tallinnas olevat mäss. Nii et mul oli otsene side ja valusad mälestused sellega. Tegime ühe, iseenda jaoks tegime ühe niisuguse proovivõtte. 1996. aasta viimastel päevadel lavastavad Elmo Nüganen ja Arvo Kruusement Haapsalu raudteejaamas pilootepisoodi tulevasele filmile, mida plaanitakse linnale tuua Eesti Vabariigi 80. sünnipäevaks. Sponsorite ja stuudio Marvo Film koostöös toodetav episood peab veenma rahastajaid selles, et nimed Marmortahvlil väärib finantseerimist. Kuradi koolipoisid tatninad. Sellel plaanil pole antud teostuda. Arvo Kruusement loobub. Läks nii nagu läks. Seda, et seda filmi sel hetkel ei tulnud, see tingiski selle, et kui läksid aastad mööda, siis mul hakkas tunduma, et on vajadus ühe teistsuguse filmi järele. Noor mees. Ta on muuseas samuti eestlane, nagu teiegi. Ta on muide eestlane nagu teiegi. Ma arvan, kui praegu keegi teeks selle filmi, mina isegi, ma võib-olla teeks teistsugused, rõhuasetused oleksid olnud teised, sest aeg on ka muutunud. Ei, tema ei olnud nende hulgas, tema eest ma vastutan. Ahas, sa ei olnud ju Käsperiga. Vabadussõja filmiks Kivikase ainetel kirjutavad 1998. aastal oma versiooni ka noored kinematografistid Jaak Kilmi ja Andres Mainik. Kui me režissööri Elmo Nüganeniga olime mõelnud, kuidas seda võiks teha, jõudsid need stsenaariumid minuni ja ma Arvo Valtoni stsenaariumid kindlasti ka lugesin. Ja ma arvan, et neid väga head tööd kõik. Eesti filmiajaloo 3. sõjalavastuse tootmist abistavad oluliselt Eesti Kaitsejõud ning Kaitseliit. Meie väikesel rahval neid kangelaslugusid väga palju ei ole, et kui olümpiavõitjad kõrvale jätta ja veel ümera lahing, et vabadussõda on tegelikult see, et mille tulest see meie vabadus välja toodi. Ja me ei saanud, nagu toonane president Konstantin Päts ütles, et me ei saanud seda mingi üleloomuliku jõuga, et me võitlesime selle ikka ise endale välja. Minu vanaisa oli ka vabadussõjas. Mitte keegi meist ei olnud sõjaväes käinud ja siis otsustati, et oleks vaja natukene ikkagi õpet anda. Siis neile tehti üks lühike kursus lahingukoolis. Ja me nagu siis tutvusime sõjaväeeluga. See oli siis rohkem siis päris sõda. Saime ikka päris relva ja need püssid, mis seal on vindpüssid filmis, me siis ka Meekomel tõesti harjutasime päris vindist laskmist. Armu meile nagu ei antud ikka kõik need reeglid, mis kehtivad sõjaväes, need nagu kehtisid meie kohta ka. Need noored mehed olid sellega väga rahul ja ma arvan, et sellest oli ka filmi tegemises oli suur kasu nendel võttepäevadel. Marmortahvlite planeeritud eelarve on 21 miljonit Eesti krooni. Oli selge minu kui filmi tootja jaoks, et kuna meil on režissöör, kes teeb esimest filmi, kuigi on väga kogenud teatrilavastaja, siis tal oleks väga professionaalset ja kogenud paremat kätt vaja. Ehk siis režissööri jaoks ma arvan, see on operaator. Üsna filmiprojekti arenduse algusjärgus otsustavad lavastaja ning produtsent kutsuda peaoperaatori Venemaalt. Kõige vähem kogemusi filmi tegemise vallas oli siis noortel ja minul, filmirežissööril. Ja kõige suurem filmikogemus ja see, kes ka määras väga palju ja see määras ära isegi selle, ma ei räägi mitte filmi esteetika, vaid määras ära ka selle, et film sai üles võetud õigeks ajaks. See on Peterburist pärit operaatori Sergei Astahovi teene. Kui ta luges läbi stsenaariumi, üsna pika mokaga hakkas ta lugema, ütles ta, et mind võlus stsenaarium sellega, et see ei räägi ei eestlastest ega venelastest,
vaid see räägib iga, kas või kõige väiksema rahva õigusest olla vaba, elada iseseisvat elu. Noh, ja kui seda ütleb Peterburis elav operaator, eks ole, Vene kodanik, siis on see ju väga hästi öeldud. Ja niimoodi ta kohe võttiski selle filmi ette. See ei olnud ka nagu juhuslik või kindlasti ta mõtles selle läbi, kui ta kutsus sinna vene rahvusest operaatori sellise Eesti filmi peale. Sergei Astahhovi näol me kindlasti leidsime inimese, kes võib-olla mitte küll väga uuendusliku kaamerakäsitlusega, aga väga professionaalse ja klassikalise kaamerakäsitlusega oli väga tugevaks toeks sellele filmile. Ma pidin väga kiirelt õppima, sest teinud aega seal, see käib niimoodi, siis veel kuskil üles kirjutada, hakata vaidlustama seda või endast läbi laskma. Nii palju aega ei olnud, seal pidi kiiresti omaks võtma ja kohe edasi minema. Ta oli väga rahul Astahhoviga. Üks hetk juba oli, kui lendasid luiged üle. Olid need luiged? No linnud, luiged, kes parves nad lähevad. Ja siis Elma ütles, et vaata. Et võta igaks juhuks on, et ütles, et уже сделан. Et juba võetud, et selline vahe igaks juhuks, et äkki annab kuskile panna ja see on filmis sees ka. Sergei, kes siis sai aru sellest, mis on minu tugevamad küljed, siis ta igati toetas seda. Ta sai küllaltki ruttu aru, et kõige tugevam külg võib mul olla töönäitlejatega, võimaldas mul teha proove. Üsna palju me tegime proove. Mitte ainult episoodi ei saanud ilma proovita üles võetud. Ja mitte lihtsalt teksti läbi rääkimine, vaid läbi mängimine, ilma kaamera, ilma kõigeta. Ja kui stseen oli valmis, ta vaatas kõrvalt seda. Siis selle järgi läksid paika kaamerad, valgus ja nii edasi. Ja see käis väga-väga ruttu. Ma õppisin tema käest väga palju. Elmo Nüganeni parem käsi võtteplatsil, teine režissöör on Olav Neuland, Tuulte pesa, Reikviemi ja mitme teise mängufilmi lavastaja. Siitpoolt tulevad nüüd punased, lätlased, punased ja sealpool seisavad valged eestlased ja siin toimub see kokkupõrge. Ja eks me peame natuke kavalust kasutama sellepärast, et meie vallata on 500 inimest ja eks aega, et me viskame kostüüme natuke ringi ja ega me ei suudagi kaadrisse 500 inimest korraga panna. Filmi tegemisel kõik võtab väga palju aega, kaamera settimised ja kõik need muud asjad ja eriti kui on kaasatud suured massid, siis see atmosfäär, et kuidas kunagi need poisid seal kaevikus võisid oodata ja passida, see tekkis sinna nagu suhteliselt hästi ka meie endi seas, kes me ootasime, et millal asi pihta hakkab ja see külmetamine ja passimine seal oli hästi, ma arvan, sarnane, nagu ta nendel poistel kunagi oli. Proov puudutab ainult seda rühma, kes on põllul, nemad teavad, teised vaatavad ja valgetes kaitseriietes mehed harjuvad ka hurraa. Meie tundsime ennast väga turvaliselt, meil oli oma selline väike punt seal ja kaamera oli meile suhteliselt lähedal, aga härrased kaitseväelased ja ajateenijad, nemad olid seal kuskil põllu peal, kaugel pidid hakkama kuskil kilomeetri kauguselt tulema, õige märgusõna peale marssima. Ja siis öeldi stopp ja siis öeldi märkused ja siis palun minge nüüd tagasi ja teeme selle asja uuesti. Aga nii see filmi tegemine käib. Algselt pidid tegema kaskadörid meie eest seda lahingustseeni, aga kuidagi, et see asi oleks ehedam ja ausam ja kõik, ja me olime ise ka 10 aastat tagasi, ikka oled noor ja rohkem veri vemmeldab ja valmis kõike tegema, siis mõtlesime, et aga mis siis oleks, kui me ise teeksime seda. Ta nii väga eluohtlik ei olnud, aga siis Elmo ei oleks saatnud meid sellisesse ohtlikku situatsiooni. Et seal olid ju teatavad meetrid olid vahet, me teadsime, et kus see pomm plahvatab, et selles mõttes kõik oli ikkagi välja mõõdetud. Grimeerija tuli ja hakkas osavalt mulle nii-öelda neid pori jälgi näkku tegema, et pomm plahvatab ja nii. Ja siis Elmo ütles, et ei mingit grimmi, viske siia samma lume sisse mauli maha ja ongi grimm. Ja nii ma tegin, viskasin ennast sinna lume pidi lumehange või nägu pidi lumehange ja siis see ehe grimm tuligi. See lahing siis seal metsas, kus Ahas siis oma vennaga nagu vastamisi satub. Seal samas on üks koht, kus siis Ahas haarab tohutu kuulipildu ja siis tormab sellega sinna vaenlase poole ja jooksu pealt ja laseb
see oli kõik väga toredasti planeeritud, seal kõik relv oli olemas, see kõik töötas, nii kui kaamera käima pandi, siis see lakkas töötamast ja seda oli päris keeruline teha. Sest kui see relv selle ühe paugu tegi, siis oli tõesti võimas, ta nagu käis tervest kehast läbi. Ja ka siis, kui ta ei tee seda pauku, ma pean jooksma selle vaenlase Maksimi poole, see käes ja teesklema, et see mul nüüd tulistab siin käes. Et võib-olla see on nüüd üks nendest kohtadest, mille kohta Ele ütles, et ta see juustasi, et ma kujutan ette, kui ma nüüd seda satuks vaatama uuesti, siis ma vaataks natuke niimoodi. On mingid kohad, kus ma tunnen ära, et lavastaja ehk siis režissöör on öelnud mingisuguse märkuse mulle ja ma olen püüdnud seda realiseerida. Ja ma olen püüdnud seda realiseerida 110%. Ja minu jaoks on see nii ebaorgaaniline, nii et on mõned kohad, mida ma selles mõttes pigem, ma nagu ei vaataks neid, sest ma tunnen ära, et see ei ole päris mina. 2002. aastal jõuab kinodesse ainult 2 Eesti lavastaja tehtud mängufilmi. Esmalt Marko Raadi Agent Sinikael, seejärel Nimed marmortahvlil. Ta ei ole mingi kunstiline, väga peen, moodne filmikeel, ta on loojutustamine pigem, aga ma usun, see on ka juba suur asi, kui ma saan, eriti sellise filmi puhul, ma saan loost aru. Ma saan aru, et miks midagi on juhtunud. Kas need ongi need poisid? Elmo on ju ise öelnud, et tema on kinotegijana ikkagi selline väljastulija, et ta on rohkem teatri inimene, et tal ei ole kino tehes seal ambitsiooni uuendada kinoväljendusvahendeid või avastada selliseid asju, et võib-olla see vabastab ta mingisugusest sellisest krambist või vastutusest, et ta sai läheneda sellele loole, sellele romaanile suhteliselt lihtsalt või et see lugu on fookuses, et seal ei ole fookuses mingid muud asjad, see on võib-olla see, miks see film on leidnud sellise laialdase huvi heakskiidu. Oota, pühi kõigepealt ära, Priit. Märka seda, et see on verine. Pühi ära see kõik. Vaata kätt, see on veri, eks ole, kuhu täna pühkida. Persse see veri ja kohe ära kuhugi pühi ainult. Sest sa määrid ära kasuka ju. Ja siis alles nüüd kähku minema. Läks! Tollel hetkel mina ikkagi vaatasin suure imetlusega seda tööd, mis Elmo tegi. Ei kujutanud, mida tähendab filmi lavastamine või filmi režissööriks olemine. Et see, mis tähendab teatris lavastada, sellest oli väike ettekujutus juba olemas. Aga film, ajalooline film, ei julgeks mina seda ette võtta. No nii, need on meie omad. Nii poisid, ja nüüd mõisa peale! Teine nüüd rünnakule! Oluline, kas see film läheb inimestele korda või ei lähe korda. Ja see konkreetne Nimed marmortahvlil läks väga korda. See läks väga korda. See filmi oli sel ajal vaja. Ilja, brassu granaatu! Ära viska!